Head komisjoni liikmed, teen kohe alguses ettepaneku kinnitada selle nädala päevakord. Et päevakord on täpselt sama, mis ma ka välja saatsin, et töötame täna on meil kohtumine peaprokuröriga, et kui keegi selle vastu ei ole, et siis loeme päevakorra kinnitatuks. Aitäh! Ja liigume kohe meie tänase põhise päevakorrapunkti juurde, et mul on hea meel tervitada meie komisjonis riigi peaprokuröri Astrid Asi. Ja meiega on täna ka juhtivprokurör Sirle Melk. Ja ma kohe toon välja, et Sirle Melk on ka juhtivprokurör Nordica kaasuses, et korruptsioonivastane erikomisjon hiljuti on ka kohtunud. Et kindlasti loodame, et saame täna ka veel infot selles osas. Aga ma natukene räägin ka meie sellisest tehnilisest töökorraldusest, et praegu esimene osa istungist on meil avalik, kus me siis arutame rohkem sellist riigiprokuratuuri tööd, et riigiprokuröri nägemust, kuidas siis riigiprokuratuuri töö võiks välja näha, võib-olla ka selliseid olulisemate kaasuste üld võib-olla sellist nägemust, mida võib avalikustada. Ja siis teine osa meil on juba kinnine, kus siis me saame küsida teatud kaasuste osas võib-olla juba nagu lähemalt, et nagu me teame, et meil on kohtueelse menetluse andmete avaldamise tingimused eraldi kriminaalmenetluse seadustikus ja seetõttu me peame sellest lähtuma, ehk siis me ei saa avaldada andmeid, kui kohtumenetlus käib, ehk siis me saame ainult teatud üldistest asjadest rääkida. Aga ma kohe alguses annaksingi sõna riigi peaprokuröri Astrid Asile, et võib-olla kui te saaksite omalt poolt anda siis sellise ülevaate või nägemuse, et millised on teie sellised põhilised sammud või nägemus riigiprokuratuuri tööst, mida võiks teha paremini, kus on vajalikud uuendused ja võib-olla ka soovitused Riigikogu liikmetele seadusandluse osas. Aga aitäh kutsumast! Ja minuga koos, nagu öeldud, on Sirle Melk ka kaasas, kui on konkreetsemaid küsimusi menetluste osas, et Sirle Melk juhib majandus- ja korruptsiooni ringkonna prokuratuuri. Aga üldiselt rääkides, kõigepealt ma pean algatuseks ütlema seda, et ma olen oma sellise tutvumisringiga mingis mõttes poole peal, et osade siis uurimisasutustega on veel kohtumised ees, tervist, ja teiste huvigruppidega, et selles mõttes, et pilt ei ole võib-olla mul veel päris terviklik. Aga seniste kokkusaamiste pinnalt ja vestlustest oma inimestega. Mis puudutab prioriteete, millega prokuratuur üldse tegeleb, siis ma selles osas mingeid suuri muudatusi ei plaani. Need, mis on meil defineeritud prioriteetsete menetlusliikidena, need kindlasti väärivad, et see niimoodi edasi läheks. Sealhulgas siis ka raske korruptsioon ja majanduskuritegevus. Sellele lisaks võib-olla ma ei tooks mitte niivõrd mingit konkreetset menetlusliiki või kuritegude liiki, vaid läbivalt, mida ma tahaksin prioriteetsena sinna kõrvale tõsta, on siis nende menetluste läbiviimise efektiivsus. Et me tegeleksime läbivalt, sõltumata sellest, mis liiki kuritegu tegemist on, ka selle poolega, et need menetlused oleksid tõhusad, et me ei kulutaks aega tegevuste peale, kuhu ei ole mõtet seda kulutada, mis ei ole nii palju vajalikud. Ja samas, et selle arvelt me siis saaksime vabastada seda ressurssi, et tegeleda võib-olla selliste kuritegudega efektiivsemalt, mis on täna natukene tahaplaanile jäänud. Ehk et ma pean silmas peamiselt masskuritegevust, mis ei ole võib-olla olnud nii pildis, kui ta võiks olla. Just selle tõttu, et ressursid on ju piiratud, et paratamatult me peame tegema valikuid. Ja masskuritegevusega võib-olla me oleme tegelenud aeglasemalt, kui ma tahaksin. Et see on võib-olla selline läbiv teema, mida ma tahan pildile tõsta.
Siin on nüüd mitu poolt, kui me sellest tõhususest räägime. Üks on meie enda tööprotsessid, et vaadata üle need kriitilise pilguga, et kas kõik need tegevused, ma ei tea, kui me räägime näiteks vaatlusprotokollide koostamisest, kas nad peavad olema sellised, nagu nad meil täna praktikas välja kujunenud on, võib-olla on neid võimalik teha kompaktsemalt, lühemalt, väiksema ajakuluga. Teine pool on kogu see menetluse digitaalsus. Et kahetsusväärselt oleme me täna olukorras, kus süüteomenetlus ei ole veel täielikult digitaalne. Et oma varasemast kogemust kohtumenetlustest, tsiviilkohtumenetlus, halduskohtumenetlus on täna 100% digitaalseks viidud üle. Juba mitu aastat. Süüteomenetlus on väga olulises osas täna jätkuvalt paberil. Ja ma arvan, et see on probleem. See on mitmes vaates probleem. Üks on kogu see ajakulu, mis kulub kõikvõimalike dokumentide printimisele, skaneerimisele. Minu lemmik näide, mida ma alati toon, meil on päriselt inimesed, kes hariliku pliiatsiga nummerdavad toimikulehti. Et selle võiks nüüd ikkagi ära lõpetada, et me võiks jõuda oma menetlusega sinna, et see menetlus on digitaalne. Et kõik sellised tegevused, mida ei ole vaja või mida masin teeks kiiremini kui inimene, et võiks teha ikkagi masin. Seesama digitaalsus tegelikult mõjutab ka kvaliteeti. Et kui me räägime väga mahukatest kriminaalasjadest, kus on ikkagi tuhandeid lehekülgi dokumente, siis midagi teha ei ole, inimvõimetel on piirid, et sealt nende kõikide vajalike faktide üles otsimine, seoste loomine, analüüsimine, see võtab inimesel väga palju aega. Et kui näiteks kohtusse tuleb maksukuriteo süüdistusega toimikus, kus on lehekülgede kaupa mingisuguseid arveid välja toodud ja inimene peab hakkama siis käsitsi neid kokku arvutama seal, see on ebamõistlik tegevus, ma tahan väita. Et selle asemel võiks olla see kõik elektroonne, et kõik nii uurijad, prokurörid kui ka kohtunikud saaksid neid andmeid töödelda elektroonselt, teha automaatseid arvutusi, automaatseid otsinguid, automaatseid analüüse. Et ühest küljest on kiirus, teisest küljest on ka kvaliteet, et inimesel paratamatult jäävad mingid asjad tähelepanuta. Et see on see kogu see digitaalsuse pool. Miks ma seda digitaalsust ka võib-olla rõhutan ja üldse seda toimingute tõhusust? Midagi teha ei ole, kui me vaatame tööturgu. Me kõik saame aru, et tööturule tuleb üha vähem inimesi, eriti kui me räägime Eesti kodanikest, sest meie saame värvata endale prokuröre ikkagi ainult Eesti kodanike seast. Siis me peame olema valmis selleks, et 5 või 10 aasta perspektiivis me peame suutma ära teha sama hulga tööd, sama kvaliteediga, aga oluliselt vähemate inimestega. Ja ma ei näe sellel mingit muud lahendust kui see, et tehnoloogia aitab meil ära teha need protsessid, mida saab tehnoloogia ära teha ja inimestele jääks siis see osa, mida saavad teha ainult inimesed. Et sellepärast ma ka rõhutan seda digitaalse arengu vajadust. Ja kolmas pool on kõikvõimalikud seadused. Et meil on tehtud kriminaalmenetluses täna juba muudatusi selleks, et see protsess oleks sujuvam. Praegu hetkel on ka üks eelnõu Riigikogu menetluses, et ma väga loodan, et see saab kehtima, et see juba oluliselt aitaks tõhustada kriminaalmenetlust. Ja eks neid nurki kindlasti on veel, mida annab mõistlikumalt teha. Ja eks siis meie roll on ka tuua neid seadusandja ette neid kohti, mida tegelikult veel võiks siis muuta, et me saaks selle protsessi sujuvamaks. Et see oleks võib-olla prioriteetide vaates üks selline oluline punkt, mida ma tahaksin lauale tuua. Ja just siis selle vaatenurgaga sealhulgas, et meil jääks rohkem aega pidada silmas ka masskuritegevust, mille pärast ma olen eriti mures, on kelmused. Et need kelmused, mis on täna võtnud ikkagi massi mõõtme ja moodustavad väga suure osa varavastastest kuritegudest. Ja see tõusutrend on üha kasvavas trendis ja mitte ainult Eestis, vaid üldse Euroopas ja maailmas. Et see teeb murelikuks, et sellega tegelemiseks peab meil jääma aega.
Ja aitäh, et ma võib-olla kohe siit küsin, et vahepeal oli meil ka komisjonis käis läbi see sideandmete küsimus ja just ma saan aru, et kelmuste raames, et üks põhjus, miks ei ole võimalik seal, eks ole, jälile jõuda, on just see põhjus, et neid sideandmeid ei ole, eks ole, nii lihtne võimalik kasutada. Et võib-olla siis selle kohta, et mis on prokuratuuri nägemus. Ja tõepoolest, et seda ma olen ka varasemalt välja toonud, et kelmuste ja päris mitmete muude kuritegude puhul on sideandmete kasutamine, ma julgeks öelda, hädavajalik. Jällegi, kui me räägime näiteks telefoni teel tehtavatest kelmustest, nendele jälile jõudmine muude meetmetega on ikkagi väga keeruline. Et me ei tahaks jõuda sinna, et selle tõttu, et me ei saa neid andmeid kasutada, jääb oluline osa mingitest süütegudest tuvastamata, lahendamata. Ja kuna see ei ole nüüd ainuüksi Eesti probleem, et see tegelikult on ikkagi üle Euroopa mure, et see regulatsioon vajaks korrastamist üle Euroopa. Eesti saab ka enda seadustes teha korrektuure, aga tegelikult see teema vajaks üle Euroopa lahendust. Ja selles osas olen ma ka Justiits- ja Digiministeeriumiga rääkinud korduvalt, et Eesti võiks võtta endal seal selle juhtrolli vähemalt või initsiatiivi, et me saaks Euroopa tasandil selle regulatsiooni korda. Ja mis on võib-olla teine murekoht sellega, et uurimisasutused ja prokuratuur ei saa võtta ka seda positsiooni, et kui me nüüd sideandmeid kasutada ei saa, et siis me üldse ei tegele nende kuritegude lahendamisega ega üritagi, vaid me kasutame seda tööriistakasti, mis meil on, eks ju. Ja see võib omakorda tuua kaasa selle olukorra, et me hakkame nende kuritegude lahendamiseks kasutama mingeid muid meetmeid, mida seadus ette näeb, aga mis on isiku põhiõiguste vaatest võib-olla isegi riivamad, kui on see sideandmete kasutamine. Et seda olukorda ka ei tahaks ju tekitada, et me hakkame siis oluliselt rangemaid või karmimaid uurimistaktikaid kasutama. Et selle tõttu on see meie vaatest hästi oluline. Ja aitäh, Riina Sikkut, palun. Meil on nüüd küsimuste voor, kas me teeme ühe kaupa või võib korraga mitu küsimust küsida, kui on samas teemas? Mul tegelikult on väga eriilmelised küsimused, et väga tore, et prioriteetsena te tõite välja nende menetluste efektiivistamise ja tõesti, et oleks kõigi ajakasutus tõhusam. Et ühelt poolt on väga tähtis seda avalikkuse usaldust prokuratuuri vastu hoida ja ma vaatan, et see, mis õõnestab, on need venivad menetlused, kus üks või teine või kolmas osapool on rahul olematu, midagi aegub, kaob ära, et kas on mingisuguseid konkreetsemaid samme lisaks võib-olla siis tõesti nagu digitaliseerimisele, et kas on veel midagi, mida saab teha selleks, et need venivad menetlused ei oleks need, mis siis nagu uudiskünnist hakkaks ületama? Ma alustaks sellest, et ma mõistan, kust tuleb see ootus, et menetlused peaksid olema kiiremad. Teisest küljest ma rõhutan, et Eesti kohtumenetlus või üldse õigussüsteem on ikkagi Euroopas üks kiiremaid ja tõhusamaid. Ehk et vähema raha eest tehakse rohkem ja kvaliteetsemalt ja kiiremini. Et meist veel kiiremini tegutsevad võib-olla paar riiki Euroopas ainult. Et midagi teha ei ole. Kui tahta veel kiiremini, siis see tuleb millegi arvelt. Ja selleks tõenäoliselt oleks vaja ikkagi ressurssi siis juurde, et meil oleks vaja sinna juurde inimesi, kes seda kõike teevad, aga ma annan endale aru, et inimeste juurde saamine, isegi kui rahalist ressurssi on pigem keeruline tuleviku vaatest. Et ma sellele ülemäära ei panustaks tuleviku vaatest, et pigem need peavad olema mingisugused muud meetmed. Üks asi ongi kogu see digitaalne areng. Mingis osas saab kindlasti teha ka seadusega, aga seal on ka piirid ees. Et kui me räägime sellest, et kõige rohkem võtavad aega ju mahukad ja üldmenetlustes lahendatavad asjad. Üldmenetluse mõte ongi ju see, et kohtus üksipulgi vaadatakse kõik tõendid läbi. Kuulatakse tunnistajaid, vaadatakse dokumente, et see kõik käib detailselt siis seal kohtusaalis. Et
kui hakata seal nüüd mingit piire tõmbama, siis omakorda tekib see küsimus, et kas me siis piirame inimese õigust sellele, et kohtus saavad kõik tõendid vahetult uuritud, et see on alati selline kaalumise koht, et kus see mõistlikkuse piir jookseb. Aga kindlasti on mingid kohti, kus läbi kohtupraktika ja läbi seadused me saame mingeid asju mõistlikumalt teha. Et võib-olla näitena kohtuvaatest tuues kohtuvaidlused üldmenetluses, mis nii mõneski menetluses kestavad nädalaid, on selles, et pooled peavad oma kõnesid menetluse lõpus, et võib-olla saab seda kuidagi teisiti teha, et saab kirjalikult esitada võib-olla põhiteesid ja siis istungil kokkuvõtlikult kuidagi seda käsitleda, et mingeid selliseid arutamise kohti ju tegelikult on. Et kindlasti on neid kohti, kus saab teha lihtsamaks. Ma lihtsalt kommenteerin, et ma saan aru, et üks asi, mida püütakse lahendada, et üks venitamistaktika tavaliselt on olnud süüteomenetluses, kus esitatakse siis järjest, eks ole, kaitsjate poolt suur kogus nii-öelda tõendeid, materjale, mis võib-olla isegi alati ei oma üldse kaasusega mingit seost. Ja kui me võtame veel arvesse ka seda, et paralleelselt on kõik paberil, et ma saan aru, et see on selline venitamistaktika, mida on kasutatud ja mida siis kriminaalmenetluse muudatused siis püüavad lahendada, et kas ma saan seda õigesti aru, et see on üks osa, kus on püütud seda menetlust teha, eks ole, otstarbekamaks. Jaa, täpselt see eelnõu, mis praegu Riigikogus on, et seal on see osa sees, et kõik selline tõendite esitamine toimuks ikkagi kohtus eelistungi faasis, ehk et me pärast ei tegeleks siis jooksvalt sellega, et milliseid tõendeid vastu võtta ja milliseid mitte, et kohtul tekiks juba menetluse algfaasis võimalus esiteks nende tõenditega tutvuda ja võtta siis see seisukoht, et mida me võtame vastu ja mida me ei võta vastu. Ja siis langeks ära pärast selline mingis mõttes üllatuslike tõendite esitamine ja võib-olla koormamine selliste tõenditega, mis tegelikult asjasse ei puutu. Et üks murekoht selles üldmenetluses on see, et selle tänase regulatsiooni järgi kohtunik saab ju alguses ainult süüdisakti, ta ei saa ju toimikut. Et kohtunik tegelikult ei suuda orienteeruda selles, et millised tõendid on asjakohased ja millised mitte. Et olukorras, kus tal ei ole kogu seda tõendite pakki käes, siis ta ei saa seda otsustust nii selgelt võib-olla teha. Et see muudatus, mis on praegu ette pandud, et see aitakski seda olukorda lahendada ja võib-olla andagi kohtule selgemad piirid ja võimalused öelda juba menetluse alguses, et millised tõendid võetakse vastu ja millised mitte ja et me pärast ei kuluta siis aega nende peale, mida me vastu ei võta ja mis ei ole asjakohased. Et see kindlasti on ka üks osa. Ja Riina Sikkut täiendav küsimus. Ja nüüd hoopis teisest teemast, et Eesti inimeste hoiakuid, näiteks lähisuhtevägivalla või vägistamise suhtes on uuritud ja ega on need kohtunikud, prokurörid, politseinikud, ega need hoiakud on jagatud nii nagu ülejäänud ühiskonnas. Sellest saab üle koolitamisega, teadlikkuse tõstmisega, et iseenesest ei saa targalt, on need siis lähisuhtevägivalla kuriteod, nende inimeste nagu juba kohtlemine menetluses ja kuidas neid juhtumeid alustatakse, lõpetatakse, kuidas nende inimestega see on omaette tarkus. Et arvestades nüüd ka näiteks hooldekodudes eakate vastu suunatud vägivalla avalikuks tuleku juhtumeid, et siis kas prokuratuuris on plaanis ma ei tea, seda tüüpi koolitusi või tõesti, et on inimesed, kes siis nende juhtumite menetlemisega tegelevad, kus on seda teadlikkust ja tundlikkust võib-olla rohkem vaja, et kas selles valguses on teil midagi plaanis? Mis puudutab igasugust lastega suhtlemist ja lähisuhtevägivalda, siis ma olen selles teemas väga läbivalt ikkagi seda meelt, et meil peaks olema spetsialiseerunud ametnikud, kes sellega tegelevad. Prokuratuuris on sellega täna hästi, et meil ikkagi on nendes valdkondades spetsialiseerunud prokurörid, kes saavad pidevalt koolitusi, kes isekeskis arutavad neid menetluspraktikaid, kuidas nende asjadega kõige mõistlikumalt tegeleda. Ja ma olen väga nõus, et nende menetlusosalistega suhtlemisel on täiesti omaette
ma ei taha nüüd öelda pärast teadus, aga ikkagi see lähenemine on hoopis teine kui tava võib-olla tunnistajaga suhtlemine. Ja sellepärast on seda spetsialiseerumist sinna vaja. Ja kui nüüd kohtute vaatest rääkida, näiteks Harju maakohtus samamoodi on spetsialiseerunud kohtunikud, kes selle valdkonnaga tegelevad, siis lähisuhtevägivald ja alaealised. Kõikides kohtutes ei ole täna sellega nii hästi, sest ülejäänud kohtud on väiksemad ja seal on seda spetsialiseerumist keerulisem teha. Harju maakohtus, kus on palju kohtunikke, on see lihtsamini tehtav ja seal on see ka tehtud. Ja politseiga samamoodi, et meil on väga palju, kes on spetsialiseerunud valdkonnale. Piirkonniti jällegi on see veel erinev, aga see on kindlasti selline teema, millega ma pean vajalikuks jätkata ja üleüldse spetsialiseerumisega, mitte ainult selles valdkonnas, vaid üldse. Et samamoodi majanduskorruptsiooni asjades, mis on ka väga spetsiifilised kuriteod, et ka seal oleksid meil spetsialiseerunud prokurörid, uurijad ja väga tore oleks, kui ka kohtus oleks spetsialiseerunud kohtunikud. Et see omakorda aitab ka tegelikult seda tõhusust hoida, et inimesed tegelevad nende menetlustega, mida nad printsiibis tunnevad. Et see kindlasti on oluline. Irja Lutsar, palun. Ja aitäh, et teie ka natuke puudutasite, aga siin on teised, eelnev peaprokurör, aga teised tippjuristid ka ütlenud, et väga suur probleem on järelkasvuga. Siin eelmine nädal alles avaldati palkade tipp, seal nagu ei jäänud mulle muljet, et palgad väga väiksed oleksid. Et ütleme, ühtegi arsti sinna tippnimekirja ei sattunud, seal oli palju küll juriidilise haridusega inimesi, et kuidas teie näete, et kuidas see, et kui raha ei ole see, millega noori juurde tuua, et kuidas me saaksime sellest tööjõuprobleemist kui mingigi lahenduse või üleilmselt ei saa, et mis on see teie nägemus, et mida me tegema peaksime? Ma kardan, et see ei ole ainult juristide mure, et tööjõu vähesus on igal pool mure. Just, rahvast jääbki vähemaks ja samamoodi on sellega tegelikult hädas paljud asutused. Et ma arvan, et tuleviku vaatest üks suuremaid väljakutseid on meil üleüldse riigis inimeste vähesus. Et mitte ainult prokuratuuris, mitte ainult uurimisasutustes, täpselt samamoodi kogu sotsiaalvaldkond, kus meil on ju inimesi puudu, meditsiinis, et ma arvan, et see on üks suuremaid väljakutseid, mis meil üleüldse ees on. Ja jällegi see on nii palju kui võimalik teeks masinad ära selle osa, mida saavad masinad ära teha ja et need inimesed vähesed, kes meil on, saaks siis keskenduda sellele, mida saavad inimesed ainult teha. Et kogu see inimliku empaatia pool, mis on vajalik, et see jääks inimestele. Ja see ma mõtlen üle riigi, mitte ainult siis prokuratuuri vaatest. Et see on murekoht meil kõigil. Et ma korra võib-olla lähen selle teema juurde tagasi, mida juba Riina Sikkut korra mainis, et tõesti see Pihlakodu juhtum, et ühelt poolt need sõnumid, mis tulid, eks ole, prokurörilt, et hiljem prokurör ka vabandas, et kindlasti, et need on nagu need signaalid, mis on oluline, et oleksid läbi mõeldud. Aga teine aspekt on see, et mis on ka nüüd Riigikogus mitu korda tõstatatud ja ma saan aru, et te olete ka kommenteerinud, on see, et mis põhjusel, et juriidilise isiku vastu, eks ole, ei algatatud menetlust. Et võib-olla selles osas on juba uus informatsioon tulnud, et ma ei tea, kui palju te saate avaldada, et kas siis prokuratuur, ma saan aru, et kaalub ikkagi ka sellise kriminaalmenetluse algatamist juriidilise isiku vastu? Jah, see teema meil kaalumisel on. Täna või hetkel seda otsust ei ole veel. Ma võtsin selle küsimuse Riigiprokuratuuri lahendada, et kas on alust juriidilise isiku suhtes menetluse algatamiseks või mitte. Kui see otsustus tehtud saab, siis me saame sellest täpsemalt rääkida. Mis nüüd puudutab seda juriidilise isiku vastutust üldisemas plaanis, mitte nüüd selle konkreetse kaasuse näitel, vaid üldises plaanis. Tegemist on suhteliselt värske muudatusega 2023. aasta lõpust. Selles osas kohtupraktikat täna on väga vähe. Seadus säte, mis seda juriidilise isiku vastutust reguleerib,
ei ole liiga konkreetne, ehk et me satume nüüd kindlasti sellesse olukorda, kus me peame hakkama neid piire täpsustama ja eeskätt siis läbi kohtupraktika. Minu isiklik arvamus selle juriidilise isiku vastutuse küsimuses laiemalt, et neid piire seades peaksime me pigem lähtuma kitsast tõlgendusest kui laiast tõlgendusest. Sest me teisest küljest ei taha sattuda sellesse olukorda, ma arvan, keegi, kus me peaksime panema ettevõtjatele kohustuse sisuliselt eeldada iga töötaja suhtes, et ta on potentsiaalne kurjategija. Et see toob kaasa sellise järelevalve ja kontrolli kohustuse, mis reaalselt ei ole tehtav. Ja mida me tegelikult ei taha ka. Et sealt tekivad omakorda igasugused isikuõiguse rikkumise teemad, et kas me hakkame siis laussalvestama kõiki, mis kuskil organisatsioonidest toimub, või igale inimesele pannakse kõrvale teine inimene, kes teda valvab, või et seal võib tekkida sellist mingis mõttes absurdset olukorda, et selles mõttes me peame nende piirid sättimisega olema pigem konservatiivsed, et see ei läheks liiga laiaks. Aga jällegi, kuna seda praktikat täna liiga palju ei ole, siis ka selle tõttu sai see küsimus nüüd selles konkreetses menetluses võetud Riigiprokuratuuri lahendada, et me vaataksime seda siis laiemalt kui ainult selle konkreetse menetluse raames. Et põhimõtteliselt teoreetiliselt võib ka see olla selline nagu pretsedent, et juhul, kui prokuratuur peaks, minema selle menetlusega edasi, et pretsedent ka selles mõttes, et kus kohus siis võib-olla omalt poolt määratleb ka selle uue sätte tõlgenduse ja võib-olla sellise, kus need nagu piirid jooksevad. Ma nüüd selles osas konkreetse kaasuse pinnalt ikkagi sündmustest, et ei ruttaks, aga mida ma tahan rõhutada selle konkreetse kaasuse pinnalt, et see füüsiline isik, kes selle teo toime pani meie arvates, on täna ikkagi kohtusse saadetud. Et see ei tähenda mitte kuidagi seda, et prokuratuur arvaks, et vägistamine ei ole kuritegu. Et seda ma tahan rõhutada, et kohus saaks nüüd oma tööd teha. Aitäh, Eerik-Niiles Kross. Aitäh. Nimetasite seda sideandmete kasutamise probleemi kelmuste puhul. Laiemalt, nagu ma ei tea, mina tajun seda, et mis on muidugi aastate... Mikrofon, vabandust. Et on ametkondade surve kogu aeg saada rohkem õigusi uurida, sekkuda ja ütleme, põhiseaduslik õigus privaatsusele nagu taandub, eks. Et mis teisest küljest, paratamatu uued tehnoloogiad tulevad, eks ole, siin oli äsja Maksuamet tahtis jälitusõigust saada. Praegu on see politsei tuvastuskaamerate probleem, et ma ei saa nüüd aru, kas need töötavad edasi või ei tööta, eks ole, siin on see ristkasutuse jutt olnud, et positsioneeritakse telefone, pannakse autonumbritega kokku, et kõik, kellel on probleem, et politsei juba teab, kus nad on, et kas ta tohib seda teha või ei tohi, eks ole. Ja nii edasi ja nii edasi. Teisest küljest on kõik see deepfake'id ja krüptotood ja uued tehnoloogiad, et kurikätel on jälle palju uusi võimalusi. Et kas keegi seda tasakaalu teemat peale meie, kes me peaksime seda tegema, aga me oleme sellise ametkondade tohutu surve all kogu aeg, sest keegi ei ole asjatundja. Et kas teie vajas keegi selle tasakaalu peale mõtleb? Ja mis te sellest tuvastuskaamerate küsimusest arvate näiteks? Et kõikide nende teemade puhul minu arvates võtmekoht ongi see tasakaalu leidmine. Et me ei saa teha mingisuguseid lauskontrolle, et laussalvestamisi, midagi sellist ma kindlasti ei poolda. Teisest küljest on meil need kannatanute huvid, eks, et kes on mingil põhjusel sattunud kuriteo ohvriks, et meil samas oleks ikkagi võimalus ka neid kaitsta. Et see on nii sideandmete puhul, et meil peavad olema piiritletud, mis olukordades me neid andmeid saame kasutada, ja samamoodi igasuguste kaamerad-salvestiste puhul, et mis olukordades võib salvestada, mis olukordades on need andmed kasutatavad. Et ma ei ütle ka teistpidi, et me kas ei tohiks neid üldse kasutada või siis, et me võiks mingisugust laussalvestamist teha, et ma arvan, et see on oluline leida see mõistlik kesktee, et kellegi huvid ülemäära ei saaks kahjustatud. Sest teisest küljest nende kaamerasalvestused on ka väga olulised,
et kui nüüd see teema uuesti päevakorda tõusis, minul esimesena tuli meelde juhtum Narvast, kui oli Varvara tapmine. Ja ma arvan, et me kõik mäletame, kus oli ühiskonnas ikkagi väga suur pahameel selle üle, et Narvas ükski kaamera ei töötanud ja ei olnud võimalik siis vaadata, mis päriselt toimus. Ja neid näiteid on kindlasti veel, et siin alles kas üle-eelmine nädalavahetus kadusid lapsed ära kodust 5-6-aastane, eks, et jällegi, et selles olukorras me ju tahame, et meil on võimalik otsida need lapsed võimalikult kiiresti üles. Aga oluline on, et seal oleks see mõistlik tasakaal, ja ikkagi selgelt kirjeldatud, et mis olukorras ja kes neid andmeid saab kasutada, et seal peab olema regulatsioon. Ja praegu tõesti nende politseikaameratega juhtuski see, et see andmebaas oli tehtud, aga sellest ei teadnud keegi isegi ka valitsuse tasemel midagi, rääkimata Riigikogu liikmetest, ja seal ongi põhiline see, et ega meil ei ole kindlalt sellist seadust, kus siis kõik need asjad oleksid, eks ole, lahti kirjutatud, et millal tohib salvestada, eks ole, mis alusel, kuidas on võimalik nende andmetega tutvuda ja kuidas üleüldse siis inimeste põhiõigused on selles osas kaitstud ja kui kaua, eks ole, ka neid andmeid hoitakse, et me teame, et ju on ka Euroopa kohtu lahend, mis on väga radikaalne selles osas, kus põhimõtteliselt üldse öeldakse, et ei tohi neid andmeid hoida, isegi kui inimene on kurjategija. Et see on nagu ka selline huvitav otsus Euroopa kohtult, et eks meie peamegi nende selles raamistikus tõesti ise vaatama ja otsustama, et mis siis meie ühiskonnale on kõige sobilikum ja samal ajal, et kuidas me saaksime ühiskonda kaitsta, aga ilma selliste põhiõiguste riiveteta. Et meil oli vist küsimus Riina Sikkutil ja siis Irja. Ja aitäh. Kommentaar selle tõesti väga huvitav arutelu juurde veel, et ühelt poolt ju ka poliitiliselt kogu see personaalse riigi plaan, et täpselt samamoodi õilis eesmärk, teeme vajaduspõhiseks, vaatame igaühe leibkonna koosseisu ja tööturu staatust ja ma ei tea, igakuiseid sisse- ja väljaminekuid ja teeme otsuseid ja teisalt tõesti see, et kui palju riik peaks seda tüüpi eraelulisi andmeid koguma, salvestama, nende põhjal otsuseid tegema. Ja lisaks see tõhususe eesmärk. Kõik valdkonnad soovivad efektiivistada toimimist, seda saab teha kasutades andmeid, rohkem andmeid, korduvalt andmeid ja lõpuks ka see efektiivsuse taotlus võib-olla hakkab riivama, ma ei tea, eraelu privaatsust, mingisuguseid muid asju, et ma olen nõus, et siin on väga oluline seda tasakaalu hoida. Nüüd esimene küsimus on mul nüüd selle kohta, et kas see AI, millest väga paljudes valdkondades räägitakse, on kuidagi prokuratuuris kasutusel või kas tehisaru midagi juba lihtsustab või saab tulevikus lihtsustada. Ja teine küsimus jälle teisest ooperist, kuna siin juriidilise isiku vastutusest oli küsimus, siis erakondi on meil korruptsiooni eest süüdi juba mõistetud, siin Priit vaikselt istub, aga huviga ootab, et mis saab Isamaast, aga tahtsin küsida, et olukorras ei, sellepärast ma küsimuse esitangi. Aga olukorras, kus Riigikogus me ei ole suutnud kokku leppida näiteks erakondade rahastamise puhul, on need siis kampaaniakulude laed või mingisuguses regulatsioonis, mis sellist erakondade rahavajadust hakkaks piirama. Kui praegu rahaga on võimalik kampaanias eelist saada, siis eks see rahavajadus võib korruptiivsusele ka kallutada. Kas teie jaoks on, ma ei tea, siis poliitilise korruptsiooniga, erakondade rahastamisega samamoodi prioriteetne ja kas te näete seal vajadust seaduse muudatuste järele? Aitäh. Ma alustan sellest tehisintellektist. Et see on, kui ma räägin sellest, et tehnoloogia võiks tulevikus aidata meil oma tööd tõhusamalt teha, siis ma just seda eeskätt silmas peangi. Eks me väikseid samme oleme astunud, aga reaalselt sellist suurt kasutegurit täna ta meile ei anna. Ma alustaks võib-olla sellistest lihtsamatest asjadest, selle tehisintellekti, et enne kui me jõuame sinna päris profileerimisena või sellistele tasemetele, meie vaatest näiteks väga suure kasuteguri annaks juba see, kui me suudaksime saada tööle korrektselt transkriptsiooni ja automaattõlke.
et lahendused, mis tegelikult maailmas on ammuilma olemas, meie neid mingil põhjusel kasutada ei saa. Tänase seisuga minu teada enam ei ole seis või küsimus ka eesti keeles, et seal on jah, me oleme käinud ka vaatamas Riigikogu transkriptsioonimudelit, see meie tingimustes kahjuks ei tööta, meil on natukene erinevad olukorrad, seal on erinevaid tehnoloogilisi, lihtsalt see põhjus Riigikoguga on see, et Riigikogus on täpselt 101 inimest ja see ei muutu väga tihti. Meie töös see isikute ring, kelle teksti me transkribeerime, on väga suures muutumises. Ja need olukorrad, kus seda transkribeerimist tehakse, on ka erinevad, ehk et see heli kvaliteet ei ole see, mis on Riigikogus. Et see seab teatavad piirangud, et me ei saa seda täna sama meetodit kasutada, mida Riigikogu kasutab. Aga see on need on tehnilised küsimused, mis minu hinnangul on lahendatavad. Seal on veel küsimus ka andmekaitses, kuidas neid andmeid hoida selliselt, et nad ei oleks kuskil seal, kus me neid ei taha, et nad oleksid. Et see natuke seab neid piiranguid, miks me ei saa kasutada kõiki lahendusi, mis täna maailmas olemas on, et need ei pruugi olla piisavalt turvalised andmekaitse vaatest. Ja seesama küsimus laieneb omakorda siis tõlkele, et automaattõlke eeldus on see, et transkriptsioon töötab. Aga see on meie vaates väga oluline teema, siin läheb väga palju ressurssi tõlkimise alla, üha rohkem hakkab minema. Ja ma jõuan jälle ringiga tagasi sinna, et meil ei ole inimesi. Meil on küll, kui me räägime eesti-vene keele tõlkimisest, suhteliselt lihtsasti lahendatav, kui meil on vaja juba mingit muud tõlki, juba läheb keeruliseks. Kohtuistungi vaatest veel eriti keeruliseks, sest see on väga spetsiifiline tõlge. Väga paljud tõlgid ei ole üldse võimelised seda tegema. Et kohtus on juba probleem, kui meil on vaja näiteks rootsi keeles istungil tõlki. Väga tihti on olukorrad, kus tõlge käib läbi 2 tõlgi. Ja siis te võite ise ette kujutada, kuidas see kõik istungil siis välja näeb. Et selles mõttes automaattõlge ühest küljest ju lihtne, aga võiks olemas olla, mis väga palju juba tegelikult hoiaks nii ajaressurssi kui ka inimressurssi meil kokku. Et ühesõnaga alustaks nendest lihtsatest asjadest ja siis jõuaks edasi siin andmete analüüsini ja need pooled. Et mis nüüd puudutab erakondadega seotud võimalikku korruptsiooni, nagu ma enne ütlesin, korruptsioonikuriteod on jätkuvalt prioriteetide nimekirjas, seda ei ole minul plaanis muuta. Mis võimalikke seaduse muudatusi puudutab, siis selle ma jätaks nüüd ikkagi Riigikogu enda lahendada. Irja Lutsar. Ja ma tulen veel arstide küsimuse juurde tagasi, et väga paljudel arstidel on ju see identiteedivargus, mida siis ja ma tean, peale minu on teised ka pöördunud ka õiguskaitseorganite poole, kes siis ütlevad, et nad ei suuda midagi teha. Et see olen samas seisus, kus ma enne olin. Aga pealtnägija siiski suutis vähemalt Rumeeniani välja jõuda, et kas prokuratuuril on ka või kas te näete, et riigikaitseorganid võivad nagu siin ka appi tulla. Ma saan aru, et see on praegu kelmus, aga sellest võib saada ka kriminaalne kuritegu. Niikaua kui nad müüvad ravimeid, millel ilmselt mingit toimet ei ole, sellega ka, neil ei ole ka tavaliselt kõrvaltoimeid, aga sinna võivad turule tulla ravimid, millel on väga tõsised kõrvaltoimed ja inimesed hakkavad ära surema sellest internetist ostetud või selle Facebookis promotud ravimit, et kas te näete, et seal, ja ma usun, et varsti on võib-olla on libajuristid ja igasugused juba olemas ka teistel erialadel. Aitäh. See on kahtlemata probleem ja see on jällegi kogu see digitaalse maailma teema, et ühest küljest see, et me kasutaksime ise, neid võimalusi, mida digitaalne maailm meile pakub, et enda tööd tõhusamalt teha. Teisest küljest meil on vaja endal seda võimekust, et me suudame digitaalses maailmas toime pandud kuritegusid tuvastada ja lahendada. Selles osas kindlasti on vaja nii meie kui uurimisasutuste võimekust tõsta. Mis teeb seda veel keerulisemaks, on kogu rahvusvaheline koostöö. Et kuna suur osa nendest tegudest leiab aset tegelikult kuskil mujal, mitte Eestis,
siis nende tuvastamisel on veel omakorda see keerukus juures, et kuidas saada need andmed kätte teisest riigist. Et see tavaliselt võtab aega ja jällegi, kuna digitaalses maailmas see info liigub nii kiiresti, et õigel ajal sinna kohale jõuda oma päringutega on keeruline. Et see on kindlasti üks teema, mis Euroopa Liidu tasandil minimaalselt vajab pidevat läbimõtlemist, et kuidas me seda menetlust suudaksime tõhusalt teha, kui see ületab riigi piire. Ja kui ta läheb Euroopa Liidu piirest välja, siis on ta muidugi veel oluliselt keerulisem. No ma ikkagi tahaks loota, et me lihtsalt alla ei anna. Et nii palju, kui on võimalik, me teeme, aga midagi teha ei ole, eks seal tuleb ka ressursi küsimus päevakorda. Ja kui sellest teisest riigist ikkagi poole aasta, kahe jooksul vastust ei tule, see on väga keeruline sellega edasi liikuda. Aitäh, Priit Sibul. Ja aitäh, ma tulen alguse juurde tagasi, et korruptsioonikomisjoniga me käisime, see oli vist see majanduskuritegude ja korruptsioonibüroo juhi juures. Ja siis oli see sama jutt, mis puudutab neid tõendite kirjeldamist, kogumist, nende kasutamist eeluurimise kontekstis ja siis hiljem kokkuleppel, et kuidas siis neid kohtused. Kas sellega vahepeal on nagu midagi juhtunud, see oli eelmise esimehe ajal veel, ma ei tea, mingi aasta või 1,5 tagasi, eks, et millest meie siin majas pole midagi tegelenud, et kas teie teada, kui te ütlete ka jälle, eks, et on võimalik koht, kus saaks nii-öelda õiguse korda tegemisega mingeid asju selgemaks ja lihtsamaks, et kas see on kusagil töös või ei ole? See, mis nüüd puudutab neid protsesse, mida saaks muuta ilma seadust muutmata, et me oleme põhjapiirkonnas neid erinevaid võimalusi katsetanud. Et siis koostöös politsei, prokuratuur ja omakorda siis on kohus olnud kaasatud, et kohus annaks siis selle hinnangu, et kas sellisel viisil tõendite esitamine on aktsepteeritav või mitte. Et me oleme seda proovinud. Ma oleks siit tegelikult küsimus juhtivprokurör Sirle Melgile, et just mis puudutab selliseid suuremaid, eks ole, korruptsiooni ja majanduskuritegevused, et ma tean, et me juba oleme komisjoniga natukene seda käsitlenud, meil on muidugi nüüd vahepeal tulnud uued komisjoni liikmed, et võib-olla saaks võib-olla paar sõna nagu selle kohta, et mis on need põhilised takistused ja probleemid, et just täna üks ma saan aru, et ressursipuudus ja selliste spetsialistide puudus ja ma saan aru, et te kaasate väljastpoolt nii-öelda eksperte ja spetsialiste, et see võimalus on olemas. Aga võib-olla just need põhilised probleemid, et ka lahendate täna Nordica kaasust, et võib-olla jah, sellised põhilised takistuskohad. Aitäh! Et tõepoolest see ressursiprobleem on võib-olla kõige kriitilisem, et tegelikult meil ka selles valdkonnas on prokuratuuris olude sunnil ja teatud protsesside toimel toimunud selline teatud põlvkonnavahetus, et meil on lahkunud asutusest palju siis selle valdkonna kogemusega inimesi ja ise siis selles valdkonnas 12-13 aastat prokurörina töötades võin öelda, et see kogemus selles valdkonnas tuleb pika ajaga. Et tegelikult, kui meil nüüd noored kolleegid tulevad sellesse valdkonda, et siis neil paratamatult võtab aega, et esiteks nende materjalide läbilugemine, et nagu siin mitmel korral on läbi käinud, et siis need materjalid on reeglina just majandus- ja korruptsioonikuritegudes ikkagi äärmiselt mahukad, et siin oli juttu, peaprokurör nimetas 1000 lehekülgi, ma lisaks siia 10 000 e-mailid, et mis tegelikult tuleb just, kuna meil puuduvad väga head tööriistad, et teha automaatotsinguid märksõnadega, et masin teeks ära meie jaoks siis selle nii-öelda musta töö ja me saaks edasi minna siis ikkagi juba selekteeritud materjaliga, et tegelikult praegu, kui tuuagi seda Nordica kaasust näiteks, et siis menetlejad tegelevad nagu sõna otseses mõttes nende meilide lahti klõpsimisega ja läbi lugemisega, mis arusaadavalt võtab aega ja sellest ka siis võib-olla see tunnetus, et need menetlused kestavadki väga kaua, aga lihtsalt peabki aru saama, et see materjali hulk
mis tuleb läbi töötada, et üldse saada aimu, mis on toimunud, sest et ega nende kuritegude puhul me saame kõik aru, et ei ole ju tegemist mustvalgete situatsioonidega, et seal ongi tihti niisugused hallid alad, tuleb väga palju tõendeid omavahel võrrelda ja siis alles saab prokurör siis selle või menetlusasutus selle lõpliku otsuse vastu võtta. Et mis mina prokuratuuri vaates nagu näen, et nende kuritegude menetlemise võti enam ei sõltugi puhtalt selles juriidilises teadmises või nendes, et meil on piisavalt prokuröre, vaid tegelikult meil on asutusse endasse vaja sellist eriteadmist, et me natukene oleme siin oma jõududega juba algust teinud ja selles mõttes võtnud palgale erikonsultandid, kes on siin audiitori kogemusega, raamatupidamisoskustega, sest et tegelikult on sellist inimest prokuröri kõrvale igapäevaselt vaja, kui ta neid otsuseid nendes menetlustes teeb, sest et seal ei piisa enam sellest, et sa oled nagu hea jurist. Ja tõesti, eks Nordica puhul on ju ka see, et see on, lennundus on üleüldse väga spetsiifiline valdkond, et ma arvan, et üleüldse, et alguses kas või nagu hoomata, eks ole, seda ja aru saada üleüldse kõigest, et tulebki alguses saada selliseks lennundusspetsialistiks, et siis sealt ka aru saada, et mis siis reaalselt toimus ja kus siis oli võimalik, et rahad liikusid mitte just väga, kuidas öelda, seaduslikku teed pidi. Ja muidugi et veel üks aspekt, et ma saan aru Nordicaga, et see oli muidugi, mida eelmine peaprokurör ütles, et seal alguses oli ka see moment, kus tükk aega ei saadud dokumente kätte, et ma saan aru, et see probleem on õnneks lahendatud, aga veel oli ka üks huvitav aspekt, mida sai arutatud, et ma saan aru, et täna ei ole sellist ma ei mäleta, kas seda hoolsuskohustust või seda, et riigi poolt määratud nii-öelda nõukogu liikmetel, et nendel ei ole sellist vastutusala nagu juhatuse liikmetel. Selles ei näe seda probleemi, sest meil kohtupraktika tegelikult on olemas, mis sisustab seda hoolsuskohustuse määra, nii nõukogu liikmete kui juhatuse liikmete puhul. Küll aga tõenäoliselt, nagu te ise välja tõite, on lennundus iseäranis on ikkagi niivõrd keeruline valdkond, et kui sinna riigi poolt nõukogusse kedagi nimetada, et siis need otsused peaksid olema ikkagi ülimalt läbi kaalutud, see inimene peab aru saama, kuivõrd keerulisse valdkonda ta siseneb, kuivõrd keerulisi otsuseid tuleb tegelikult igapäevases majandustegevuses vastu võtta ja tõenäoliselt selliseid spetsialiste Eesti-suguses väikses riigis ongi ülimalt keeruline leida. Tegelikult see oli ka põhjus, miks Nordica nõukogus oli ka väga palju välismaiseid spetsialiste, mis oli ka ühelt poolt ka probleem, et siis võib-olla oligi see olukord, kus Eesti riik nii-öelda ise ei juhtinudki või ei omanud kontrolli, et olid teised isikud ja ma saan aru, et need olid spetsialistid, aga samal ajal, et näiteks mis meie komisjoni jaoks oli päris suur üllatus, et ei olnud nendel näiteks huvide deklaratsiooni esitamise kohustust. Et üks asi on, eks ole, sisereeglid, aga tegelikult see oli selline asi, mis tundus meie jaoks päris üllatav, et meil tegelikult täna ei ole sellist otsest reeglit, et kus siis riiklikes äriühingutes nõukogu liikmed ja isegi ka juhatuse liikmed peaksid esitama, eks ole, täitma huvide deklaratsioone, et kas te näete, et kas see on see koht, kus võib-olla peaks seadusandlikul tasemel seda konkreetsemalt reguleerima? Ma ütlen nii palju, et sellised kaasused kindlasti on head kohad, kus sellised võib-olla puudused välja tulevad ja kui see on seadusandja tahe või see on see eesmärk, mida me tahame saavutada, et siis kindlasti on see asjakohane meede. Jah, sest et täna me näeme, et võib-olla kui need huvide deklaratsioonid oleks kohe nähtavad, oleks esitatud, siis oleks kohe läbi näha ka võimalikud huvide konfliktid, mida me siis alles oleme tuvastanud hiljem. Kas Tiik Rasta, küsimus palun? Mul on küsimus, et kas te olete teadlik sellest, et Eestis kogunevad noortekambad, kes õngitsevad välja pedofiile
siis filmivad need üles ja postitavad sotsiaalmeediasse, mida on vaadatud tänaseks mingi mitusada tuhat korda, et sellest on kujunenud mingisugune trend noorte seas, kus nad siis asuvad kirjavahetusse mingisuguse pedofiiliga, ma ei tea, kust nad selle info võtavad, siis nad kutsuvad ta kohtamisele valedel alustel, siis filmivad ja siis neid videosid vaadatakse 100 000 korda, kus inimesed kommenteerivad seda, et selline inimene tuleks mättasse lüüa, ära tappa või midagi hullemat teha. Et kas te olete teadlik sellest, see tundub selline täiesti ajuvabalt kiiresti eskaleeruv probleem, mis võib lõppeda mingisuguse väga suure katastroofiga, kus mitte keegi ei mõtle, mida nad seal kohapeal teevad. Jah, ma olen teadlik sellest ja me oleme ka politseiga seda juba jõudnud arutada, et mis võiksid olla need tegevused, et seda kontrolli all hoida. Aga murekoht on see kindlasti. Ma siinkohal nii detaili ei laskuks, aga jah, me oleme sellest olukorrast teadlikud. Ja, Eerik-Niiles Kross, palun. Ja, et meil komisjoni põhipädevus tegelikult on korruptsioonivastased või ennetavad meetmed. Mõnikord arvame ka nendega tegeleme. Et siin korra oli juba erakondade rahastamisest juttu, aga et meil on siin kõigil erakondadel kogemusi korruptsiooniga. Et mis teie soovitused, ütleme, kas te näete midagi, mida võiks seadusega parandada, mingid ennetavad meetmed, et ütleme, kuidas seda riski vähendada, et meil on need deklaratsioonid ja head tavad, aga see, ütleme siin näiteks Keskerakonna näitel ilmselt piisav ei ole. On teil mingeid ettepanekuid? Siin on ilmselt mitu aspekti. Üks on oluline, mis on võib-olla oluline, on kogu see teavitustegevus, et selgitada ikkagi neid piire, mis on lubatav, mis ei ole lubatav. Ma ei tea, kui keegi tuleb ametniku rolli, kes ei ole varem ametnik olnud, et ta aduks kõiki neid piire, mis kaasas käivad sellega, et see on üks pool. Täna just põhiseaduskomisjonis tuli ka näiteks ettepanek, et võib-olla oleks mõistlik tekitada selline teatav mingi eetikakomitee, kes saab vajadusel anda inimesele siis arvamuse, kas see teatud viisil käitumine on aktsepteeritav või ei ole aktsepteeritav, et inimene saaks selle järgi oma tegevust kujundada, juhul kui ta ise seadust lugedes ei saa aru, kas see on nüüd keelatud või ei ole. Sest üks murekoht, mida välja tuuakse, on ka see, et seaduse säte on piisavalt lai, et inimesed ei saa täpselt aru, mis sinna alla läheb ja mis ei lähe. Et selle vastu kindlasti aitabki seesama koolitamine, selgitamine ja võib-olla siis ka see teatav selline eetikakomisjoni tekitamine, kes võiks selliseid eelarvamusi anda. Teist küljest, kui me räägime sellisest, mis on ikkagi teadlik ja tahtlik korruptsioon, siis ma kardan, et seal ennetustegevusega liiga palju me ei suuda teha. Et seal on ikkagi vajalik see, et need juhtumid saavad avastatud, tuvastatud ja ka kohtusse saadetud, et see võiks olla siis see teistpidine see ennetus, mis võib-olla edaspidi jätaks mõne sellise juhtumi ära. Aga ma ei näe, et seal väga palju muul viisil ennetusega saaks panustada, et panna mingisugused täiendavaid deklareerimiskohustusi või midagi sellist, et ma ei näe, et see hoiaks ära. Ja, et ma saan aru, et kolleeg Eerik-Niiles Kross vist just pidas, eks ole, Riigikogu liikmeid silmas, et jah, et mis puudutab just sellist nagu kuluhüvitiste väärkasutamist, et õnneks see on kõik konkreetselt reguleeritud, kuidas kuluhüvitisi kasutada ja tegelikult on ka hea, et seal, kus on olnud väärkasutamised, on olnud ka kohtuotsused, kohtulahendid ja et prokuratuur need asjad ka üles võtnud ja selles mõttes teinud ka vastavad otsused. Tegelikult see on ka mingil määral, mina näen, et see nendes kaasus, et see ei olnud ennetuslik, aga see oli ennetuslik, eks ole, tuleviku mõistes, et kui võib-olla kellelegi jäi arusaamatuks, kuidas siis otstarbekalt kuluhüvitistega läbi käia, et kuigi meil on tõesti need asjad kõik kirjas, et siis vähemalt ma usun, et need otsused panid
kindlasti paika ja noh, teine asi on see, et me oleme praegu uuendamas Riigikogu liikme head tava, et noh, muidugi ühelt küljest, et eks ole, Riigikogu liige on oma mandaadis vaba, aga seal me soovime ikkagi lahti kirjutada paremini, eks ole, lobikohtumised, huvirühmadega kohtumised, et see on ka see, mis on ka praegu korruptsiooniseaduse reguleerimisala, aga noh, muidugi ka Riigikogu liikmetel siiamaani ei ole tegelikult see küsimus reguleeritud, et mingil määral, et mina isiklikult näen, et sellel on võimalik ennetav mõju, et sa ei satu huvide konflikti olukorda või et sa ei lähe lobistide poolt kinni makstud reisile, et selles suhtes, et selles osas komisjon kindlasti edaspidi jätkab tööd, aga igasugune nõuanne, et ka prokuratuurilt, et muidugi, et me seda kuulame. Et ma tuleksin veel sellise suure küsimuse juurde, et see on see küsimus, mida ma alati küsin, kas siis peaprokuröri käest, küsisin seda ka juhtivprokuröri käest eelmine kord, et mis on need põhilised valdkonnad, mis te näete, kus siis korruptsioon, eks ole, liigub või kus need võimalikud ohud on, et näiteks eelmine prokurör ütles, et muidugi erinevad sellised valdkonnad alati, kus on muidugi suured riigi rahastused, toetused, on alati ohtlikud seal, kus puudub, eks ole, läbipaistvus, kus on ka suuremad Euroopa Liidu toetused, et seda kinnitas ka juhtivprokurör Sirle Melk, et see on ohtlik selline ohuvaldkond, aga muidugi ka sellised nagu poliitiline korruptsioon on ka selline nagu hall ala, millega me püüame eks ole, tegeleda, aga mida alati ei jõua, millele alati ei jõua, eks ole, järele jõuda, sellel ei ole sellist konkreetset definitsiooni. Aga siit ongi küsimus, et võib-olla milline on see teie vaade, et ma mäletan, et nüüd see oli korruptsioonitaju indeks, et mis hiljuti ütles, et üks põhiline murekoht Euroopa riikide jaoks on kliimakorruptsioon ka, ehk siis rohetoetused ja see valdkond. Aga jah, et sooviks just nagu teie vaadet, et mis on siis need valdkonnad, kus meie peame tegelema, eks ole, sellise ühelt poolt järelevalvega, teiselt poolt ka sellise ennetustööga. Jah, eks ta niipidi kipub olema, et mida suuremad on need ressursid, mis mingisuguses valdkonnas liiguvad, seal on neid ohte ka rohkem. Et pikalt on teemaks olnud ju meditsiinivaldkond, kus on samamoodi väga suured rahastused. Samamoodi see rohepöörde teema, et kuna seal on väga suured riigi toetused, mis võib olla samamoodi tuleviku vaatest, kus võib-olla peab rohkem jälgima, on kaitsevaldkond, kus on ka väga suured rahastused, et ma võib-olla ei tooks neid niimoodi siin eraldi välja, vaid pigem ongi, eks see fookus peab olema selle järgi, kus on väga suured riigi toetused, kus on väga palju riigihankeid, et need on kõik need valdkonnad, kus on teatavad riskid suuremad kui mõnes teises valdkonnas. Et eks kui tuleb mõni uus valdkond, me peame silma peal hoidma, me peame sellega tegelema. Riina Sikkut, palun. Jaa, aitäh. Täna tuleb suures saalis meil teise päevakorrapunktina arutluse konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kas prokuratuuri, ma ei tea, seisukohta või arvamusi on ka küsitud, et kui varasema haldusmenetluse pealt nüüd on jõutud lahenduseni justiitsministri ettepanekul, et meil on haldusmenetluses on väärteomenetlus, et lõpuks konkurentsiõiguse rikkumise eest need trahvid määrata, ja kui esialgne aegumise periood on 3 aastat, mida teatud tingimustel saab pikendada 5 aastani, see, et käia 3 halduskohtu astet ja siis 3 astet väärteomenetlust, haldusmenetluses 3 astet läbi väärteomenetluses, 3 astet läbi 3 aasta jooksul. Aga see tundub keeruline lahendus, kui me tahame tegelikult konkurentsikuritegusid menetleda senisest jõulisemalt. Me ei ole suutnud viimaste aastate jooksul tegelikult nagu ühegi otsuseni jõuda. Et kuidas teie näete praegu, ma ei tea, siis konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu puhul, et kas
kas see on, ma ei tea, meie õigusruumi sobiv lahendus, midagi sellist, mida prokuratuur toetab ja näeb, et see on see, millega saab edasi töötada või oleks vaja sinna muudatusettepanekuid teha? Aitäh. Ma siinkohal pean tunnistama, et ma ei ole kursis sellega, kas prokuratuur on selles osas vastust andnud eelnõu raames, et Sirle võib-olla oskab täpsemalt. Ma arvan, et me ei ole selles osas avaldanud, kuna see nüüd langebki selle muudatusega nii või teisiti meie töölaualt maha, et selles mõttes nii või teisiti on ju see valik tehtud, et seda kriminaalmenetluses nagunii jätkata ei saa, nende tegude menetlemist. Nii et siin ei ole ka selles mõttes prokuratuuril väga palju sõna sekka öelda ja kahjuks ma selles teemas ei ole ka nii kompetentne, et öelda, et milline mudel siin nüüd Eestile võiks väga hästi sobida. Ja no ma saan aru, et üks või teine mudel, see ei läheks sinna nii-öelda prokuratuuri haldusalasse, et see niinimetatud haldusmenetlus on ju nii palju võib küll öelda, et vähemalt, et see määramatus võiks küll ära lõppeda, et me oleme oodanud seda 4 aastat, kus me oleme teadnud, et me nende menetlustega, mis meil on menetluses, nagu kohtuni tõenäoliselt ei jõua või ei jõua jõustunud kohtulahendini, aga me ikkagi paneme sinna ressurssi ja see on natuke raisatud ressurss. Jah, just. Jah, no rääkimata sellest, et meil on ka juba trahv ka tiksunud selle tõttu, et me pole siiamaani seda direktiivi üle võtnud. Aga ma komisjoni liikmetele nüüd ütlen, et kui te ei ole vastu, et me läheksime üle kinnisele istungile, kus me siis saame esitada võib-olla sellised küsimused, mida avalikult ei saaks käsitleda erinevate menetluste osas, et kui siis on võimalik, et ma palun ka, et tehniline tugi siis ülekande lõpetaks.